Tervist! Täna räägime milleski, mida, olgem ausad, enamik meist peab natuke tüütuks kohustuseks. Aga mis siis, kui ma ütlen, et see on tegelikult üks teie võimsamaid tööriistu tipptalentide leidmiseks? Jep, me räägime ametijuhenditest ja kohe vaatamegi, kuidas me saame selle pealtnäen igava dokumendi muuta tõeliseks magnetiks, mis tõmbab ligi just neid õigeid inimesi. Nii, ja siit tuleb see küsimus, mis on ilmselt paljudele tuttav. Miks need parimad kandidaadid siis ei kandideeri? Sa paned kuulutuse üles, ootad põnevusega ja mis sa vastu saad? Kas täieliku vaikuse või siis, teate küll, hunniku CV-sid, mis ei lähe üldse teemasse. See on ju nii masendav, eks ole. Aga tihtipeale, ja see ongi see konks, peitub vastus kohas, kust me ei oska seda otsida. Just nimelt, ametijuhendis endas. Nii, et tänase lühikese koolituse jooksul me vaatamegi, kuidas ehitada üles üks ametijuhend, mis päriselt ka töötab. Esmalt räägime sellest, mis nende vanade ametijuhenditega siis valesti on. Seejärel laome korraliku vundamendi ehk räägime tööanalüüsist. Siis võtame ette väga praktilise 6-sammulise raamistiku. Anname sellele kaasaegse lihvi ja lõpuks vaatame, kuidas see kõik kokku ongi teie uus strateegiline tööriist. Lähme! Hakkame siis pihta esimesest osast. Miks see ametijuhend üldse oluline on? Sest teate, väga paljude jaoks on see lihtsalt, formaalsus. Üks paber, millel on vaja linnuke taha saada ja asi korras. Aga vot just see mõtteviis ongi see põhjus, miks teie postkast on kas täiesti valesid kandidaate. Või mis on võib-olla veel hullem, see on lihtsalt tühjusest kaiku. Proovigi mõelda sellele hoopis nii. See ametijuhend ei ole mingi suvaline personaliosakonna dokument. See on teie ettevõtte kõige esimene ja kõige olulisem müügikõne tulevasele tipptöötajale. Mõelge selle kui turungustekstile. See peab olema sama hästi läbimõeldud ja sama kõitev kui teie kõige kallima toote reklaam. See on teie esimene muljja. Okei, nüüd kui me teame, miks see oluline on, lähme asja tuuma juurde. Enne kui te kirjutate kas või ühe ainsa sõna sinna juhendisse, tuleb teha ära üks ülioluline kodutöö. Ja see kodutöö on tööanalüüs. See on absoluutselt kõige alus. Ilma selleta ehitate maja liivale. Aga mis asi see tööanalüüs siis täpsemalt on? Lühidalt öeldes on see süstemaatiline viis, kuidas aru saada, mida selle ametikohal päriselt tehakse, millises keskkonnas töötatakse ja mis on eriti oluline, milliseid teadmisi, oskusi ja võimeid on tegelikult vaja, et selles rollis edukas olla. Nii et jah, see on palju enamat kui lihtsalt suvaline ülesandete nimekiri. Okei, aga kus seda infot siis koguda? Kõige tähtsam reegel on see, et hea analüüs ei toetu kunagi ainult ühele asjale. See on alati kombinatsioon. Intervjueerige inimesi, kes juba teevad seda tööd ja nende juhte. Minge vaadake ise peale, kuidas seda tööd tehakse, olge kas või töövari. Konsulteerige valdkonna ekspertidega. Ainult niimoodi, mitmest allikast infot kogudes, saate kokku panna tervikliku ja, mis kõige olulisem, realistliku pildi. Nii, kui see vundament, see põhjalik tööanalüüs on nüüd ilusti paigas, siis saame hakata maja ehitama. Ja selleks on meil olemas üks väga konkreetne 6-sammuline raamistik. See aitabki meil samm-sammult kokku panna selge, informatiivse ja mis kõige tähtsam, ahvatleva ametijuhendi. Vaatame need sammud kohe üle. Siin see ongi, teie tegevuskava. Punkt 1. Põhiandmed, ametinimetus, osakond, asukoht, need peavad olema kristallselged. Punkt 2. Põhiülesanded. Siin ärge lihtsalt lootlege tegevusi, vaid selgitage ka, miks need olulised on. 3. Oskused. Olge täpsed nii tehniliste kui ka pehmete oskuste osas. 4. Töötingimused. Kirjeldage keskkonda, tööaega, paindlikkust. Ja nüüd, tähelepanu, tulevad 2 üliolulist punkti. 5. Arenguvõimalused. Parimad talendid tahavad kasvada, see on fakt. Ja 6. Kompensatsioon ja hüved. Olge palgavahemikuga läbipaistvad. Tänapäeva maailmas on see absoluutselt kriitilise tähtsusega. Nüüd, see 6-sammuline raamistik on suurepärane alus, aga me peame rääkima ka sellest, kuidas ajaga kaasas käia. Sest, olgem ausad, töömaailm on viimastel aastatel tohutult muutunud ja see vana tolmune lähenemine ametijuhenditele, see lihtsalt enam ei tööta. Vaatamegi, mis eristab seda uut ja kaasaegset lähenemist vanast. Ja siin on see erinevus ju lausa mustvalgelt näha. Vasakul on see vana kool, fikseeritud, jäik nimekiri ülesannetest. Keskenduti ainult tehnilistele oskustele, aga paremal on uus lähenemine. Siin räägitakse paindlikkusest, kohanemisvõimest, ettevõtte kultuurist. Fookus on tulemustel ja mõjul, mitte ainult tegevustel. Kaasaegne ametijuhend ei küsi enam ainult, et mida sa oskad teha, vaid pigem millist väärtust sa lood ja kuidas sa meie kultuuri sobidud. Ja see viib meid ühe väga olulise küsimuseni, mille igaüks peaks endalt küsima.
kas teie ametijuhend on lihtsalt kuiv tööülesannete kileldus või peegeldab see tegelikult ka teie ettevõtte hinge? Sest parimad kandidaadid, nad ei otsi tänapäeval lihtsalt tööd, nad otsivad kohta, kuhu nad tunnevad, et nad kuuluvad. Ja oma väärtuste ning kultuuri selgelt välja toomine on parim filter, et leida inimesi, kes sobivad teiega ka pikas plaanis. nii, oleme nüüd päris pärju läbi käinud. Võtame selle kõik kokku ja jõuame kõige olulisema järelduseni. Mis on see üks ja ainus mõte, mis peaks kogu sellest jutust meelde jääma? See ongi see. Üks suurepärane ametijuhend ei ole mingi bürokraatlik nõue, mille peab lihtsalt ära tegema. See on strateegiline võimalus. Võimalus meelitada ligi just neid talente, kes päriselt ka teie äri edasi viivad. See on teie võimalus rääkida oma lugu, näidata oma parimat külge ja kutsuda pardale inimesi, kes aitavad teil saavutada midagi suurt. Ja ma jätan teid ühe viimase mõttega, ühe küsimusega. Võtke nüüd pärast seda kuulamist oma praegused ametijuhendid ette ja vaadake neid täiesti ausa kriitilise pilguga. Kas see, mida te seal näete, on lihtsalt igav ülesannete nimekiri või on see tõesti teie ettevõtte parim pakkumine? Sest vastus just sellele küsimusele määrab ära, kes on see inimene, kes järgmisena teie uksele koputab.